Aga lähme nüüd sinu küsimuse juurde tagasi, et kuidas siis nii-öelda, tahaks öelda ka edasilükkamine on ju, ära lõpetada. Et mis siis juhtub, kui me edasi lükkama hakkame või miks me hakkame edasi? Jah, kus see nagu tuleb üldse? Et tihti on selles, et meil ongi see sama ebamäärasus või ebaselgus. Et me ei tea, millega ma pihta peaks hakkama või ülesanne tundub liiga suur või selline arusaamatu, et okei, et ma ei tea, pean kirjutama raamatu. Tore on ju, millest pihta hakkan? Kas me peaks valima pealkirja või teema või peaks hakkama lihtsalt kirjutama, on ju. Et see tundub lihtsalt nii suur ja ebamäärane ülesanne ja siis me tihti hakkamegi leidma vabandusi, miks sellega mitte pihta hakata. Tegelikult küsimus on selles, et see ülesanne ei ole tehtud piisavalt lihtsaks. Et see on see plaani osa, on ju. Et kui mul on plaan kirjutada raamat, strateegia on see, miks ma selle raamatu üldse kirjutan, on ju. Et aga kui plaan on see, et ma kirjutan raamatu, siis nüüd on vaja see teha nii väikeseks ülesandeks, et ma hommikul ärgates tean, mis see esimene ülesanne on, millega ma pihta hakkan. Ja see esimene ülesanne võibki olla see, et ma lihtsalt kirjutan 5 minutit, täpselt nii palju, kui tuleb. Ja tihti sealt saab see momentum alguse, kus me läheme edasi. Aga need ülesanded jäävad natuke kas liiga ebamääraseks või liiga suureks. Et tegelikult on vaja seal on vaja nii-öelda see samm piisavalt väikeseks teha, et me selle kindlasti ära teeksime.